No tervist! Kas pole mitte ilusad roosid? Ja tead mis? Need roosid olen ma endale ise teinud. Ma võin õpetada sulle ka. See ei võta üldse kaua aega ja selleks ei lähe eriti palju üldse midagi vaja. Ma kohe räägin sulle, mis sul vaja läheb ja siis sa saad hakata minuga koos roosi meisterdama. Nii, kõigepealt läheb sul vaja krepppaberit. Mina olen juba lõiganud ilusad sellised ribad välja. Krepppaberit, umbes nii pikka riba. Sellist värvi, nagu sa tahaksid teha lille ja siis natukene väiksemat juppi rohelist, millest tuleb vars. Siis sul läheb veel vaja hambatikku. Siis läheb sul vaja natukene teipi. No ja kääre läheb sul selleks vaja, et krepppaberist seda ühte riba välja lõigata. Aga minul enam kääre ei lähe vaja, sest mina olen juba selle riba välja lõiganud. Nüüd tuleb sul võtta see riba ja teha see üks äär natukene sõrmedega niimoodi läbi. Mudida. Ahah, näe nii. Aga ole ettevaatlik, et see katki ei läheks. Niimoodi tasakesi. Kui sa oled selle läbi mudinud, siis keera siit nurgast natukene alla. Keera ühe korra veel. Siis sa pead hakkama seda äärt niimoodi mudima, aga mitte nii, et katki läheks. Keerad siit nii ära, siis keerad siit äärest veel alla, mudid seda natukene siit. Ta peab jääma umbes nii. Siis keerad veel ääre alla, siis keerad veel ja vahepeal teed sellise nagu keerutuse siia sisse. Nii. Teen veel keerutuse sisse. Keeran siit ka ära ja teen veel keerutuse sisse. Nii kaua keeran seda äärt ja natukene teen ühe sihukese keerutuse sisse, kuni kõik paberijärv niimoodi ära keeratud. Ahah, nägid sa? Kas sul on samamoodi? Ei ole veel? Siis ma pean natukene ootama. Kui sul on nüüd see paber valmis keerutatud, siis sa pead võtma ühe hambatiku. Nii, ja hambatiku pead sa panema niimoodi siia poole paberi peale. Nii et pool hambatikust jääb välja paberist, näed. Ja nüüd hakkad sa seda paberit ümber hambatiku keerutama, nii et hoiad kogu aeg hambatikust kinni. Kas näed? Ja siit aitad sõrmedega kaasa, kui hakkab juba tekkima selline roosinupukene. Ja sõrmedega hoiad kogu aeg siit kinni, et see paber ilusasti ümber hambatiku ennast keriks. Kas näed? Mul hakkab juba tulema täitsa roosi moodi. Hoian siit hambatikust kogu aeg kinni ja muudku keerin ja keerin ja keerin. Nii. Mul on juba täitsa ilus roos, kohe varsti saab see valmis. Nii. Ma vaatan kohe, kas nüüd on kõik keritud. On. Aga enne veel, kui ma hakkan siia vart külge tegema, pean ma tõmbama natuke selle roosi kroonlehed üksteisest lahti. Natukene sakutad, aga ole hästi ettevaatlik, muidu võib paber katki minna, kui sa kõvasti sakutad. Ära kõvasti sakutaks. Nii. No nii, kas sinul on ka umbes selline? Nüüd hoia siit niimoodi kinni, sa võid siit keerutada veel, et ta oleks ilusasti siin hambatiku ümber. Nüüd läheb sul vaja jupp teipi. Umbes selline jupp.
ja see jupp keera siia paberi külge, siia ümber, siia alla. Muidu tuleb see roosinupp tiku küljest lahti, nägid? Nii. Nüüd oleks sul vaja võtta roheline paber, mis on palju lühem kui see roosa oli või mis värvi lille sa tegid. Võib-olla sa tegid kollase või punase. Nüüd võta roheline paber ja keera ka natukene sakuta seda paberit. Niimoodi tõmba. Ta jääksid niimoodi nagu lokkima. Kas sul jäi ka nii? Jäi sul niimoodi? Ahah, väga hea, kui sul jäi nii. Kui sul on nüüd seda natuke sakutatud, siis pane see roosipaber siia. Nii, et ta oleks siin. Ei kataks ära päriselt sinu seda roosiõit, vaid oleks siin allpool. Ja hakka samamoodi teda siia hambatiku külge keerutama. Näe nii. Nii. Ja vaata, et siin altpoolt oleks siuke varremoodi, eks ju. Ta väga paksuks ei lähe. Kui läheb paksukeseks, siis sa pead natukene teda mudima siin niimoodi rohkem. Nii. Selle otsa siit lõpu võid allapoole keerata. Nii. Ja seda vart lihtsalt keerad. Kui sa soovid, sa võid panna varre ka teibiga kinni, aga minu arust see ei jää ilus, selleks oleks vaja rohelist teipi, aga mul rohelist teipi ei ole ja võib-olla sul kodus ka ei ole. Kui sul on rohelist teipi, siis jääb eriti ilus ja siis see jääb kinni ka. Aga ta peaks seisma kinni ka niisama, kui sa niimoodi keerutad siit. Keerutad päris palju. Vot mul tuli selline väike roos seekord. Mul ei olnud see paberijupp nii suur. Näiteks see kollane on tehtud palju pikemast paberist. See tuli suurem. Vaata, kui väikene see tuli. Siis on mul siin üks punane veel. On ju ilus? Siis on mul üks lilla siin veel. Nii. Ja siis on roosa veel üks. Vaata, kui imeilus kimp sai kokku. Kas pole? Aga selle kimbu sa võid ju näiteks emale kinkida naistepäevaks või mõnele sõbrannale. Mina arvan küll, et siit isegi ma saan kinkida 1, 2, 3, 4, 5 sõbrannale ühe roosi naistepäevaks, sest naistepäeval, nii nagu kõikidel teistelgi päevadel, oleks tore kõikidele naistele lilli kinkida, sest naised kõik armastavad lilli. Mina ka väga armastan lilli. Nii et kui sa teed mõne roosi või joonistadki lille, siis oleks väga tore, kui sa mulle ka saadaksid. Mul oleks väga tore näha, missugused sinu roosid välja tulid. Ja enne kui sa ära kingid, siis kindlasti tee pilti ja saada mulle. Ja järgmine kord ma arvan, et me võiksime midagi naljakat meisterdada. Seekord on väga ilus meisterdus, aga järgmine kord teeme midagi naljakat, eks? No olgu siis, järgmise korrani! Tšau!